Tervist sõbrad, mina olen personaaltreener Jacob R. Price. Mul on jõusaali kogemust umbes 15 aastat ja hetkel tegelen ma igapäevaselt inimestega, kes soovivad elu kõrvalt paremasse vormi saada. Ja siin on minu 10 lihtsat nõuannet, mida minu arvates sa peaksid kuulma enne seda, kui sa alustad jõutreeningutega. Sellepärast, et need teevad sul selle protsessi tunduvalt lihtsamaks ja ilmselt ka natukene positiivsemaks. Kohe selgitan. Ja loodetavasti siia jõudes oled endale juba selgeks teinud, et jõutreening on üks parimaid harjumusi, mida sa üldse saad teha enda tervise jaoks. Seda sellepärast, et see teeb meid tervemaks, tugevamaks, ilusamaks, enesekindlamaks, rõõmsamaks. Kiirkokkuvõte on see, et see aitab meil täisväärtuslikku elu pikemalt elada. Ja number 1 on see, et jõutrenni jaoks ei pea sa alati jõusaali minema. Jõutrenni jaoks ei pea sa kulturistiks hakkama ega ka rammumeheks. Jõutrenn tähendab seda, et me lihtsalt treenime enda lihaseid, anname enda lihastele kuidagi koormust. Ja see on oluline, sellepärast et see ongi lihastele see stiimul, et neid arenema panna või siis, et neid hoida taandarengust nii-öelda. Ja seda me saamegi teha igal pool. Me saame seda teha kodus, õues, jõusaalis, kus iganes sul võimalus on. Jõusaal on lihtsalt hea koht sellepärast, et seal on väga palju erinevat varustust, mis tähendab, et seal on väga palju erinevaid võimalusi treenimiseks. Pluss seal on ka trennikeskkond. Mõnele samas meeldib just rohkem kodus treenida, mõnele meeldib õues rohkem treenida. Vali see koht, mis iganes koht sulle meeldib, see on kõige parem. Ja number 2 on alustada rahulikult. Sa ei pea kohe esimesel päeval ennast täiega vigaseks treenima, ninast verd välja pumpama, vaid pigem tee rahulikult, sa pead elu lõpuni loodetavasti trenni tegema, loodetavasti sa teed elu lõpuni trenni. See ei ole nii-öelda sprint, vaid see maraton, me üritamegi vaikselt ennast liikuma saada. Alguses, kui sa ei ole mitte midagi teinud, siis sul ei ole palju vaja selleks, et areneda, sul on vaja lihtsalt seda stiimulit, mis on natukene rohkem sellest, mida sa varasemalt teinud oled. Kui sa teed liiga palju, siis sa oled lihtsalt nädal aega on sul valus olla, sa ei saagi trenni tagasi tulla nädal aega, sest sul on lihtsalt nii valus ja see üldjuhul ei ole ka väga positiivne enamuste inimeste jaoks ja siis võib-olla ei ole see kõige jätkusuutlikum enam. Nii et alusta rahulikult, sul ei ole vaja täiega kohe panna, alusta targalt. Mõtle, kui sa oled aasta aega kuskil koopas elanud, päikest pole näinud, sa ei mäleta, mis värvi päike ongi ja järsku sa võidad Facebookis mingisuguse soojamaa reisiloosi, Türki, kõik hinnas. Või Egiptusesse veel soojem, kõik hinnas, 30-kraadine päike. Kas sul on mõistlik terve päev päikse käes, rumm-koola joobes magada, et ennast pruuniks saada? Või siis on sul mõistlik lihtsalt iga päev natukene päikest saada, et mitte ära põleda, vaid saadagi seda jumet kergelt, lasta vahepeal nahal ära taastuda ja siis uuesti natukene seda päikest peale saada. Ilmselt see teine variant on mõistlikum, aga tihtipeale inimesed muidugi valivad selle esimese. Rumm on maitsev, päike on mõnus ja tahaks pruuniks ka saada ju. Ja lisaks sellele, et sul ei ole korraga ilmselt väga palju trenni vaja, ei ole sul vaja ka iga päev seal tegelikult ilmselt käia. Paar trenni nädalas on täiesti okei, ürita enda rutiini sisse sulatada kõigepealt see paar trenni, enne kui sa üritad endale mingi 5-6 päevast rutiini panna, endale mingisugust ideaalset rutiini, millest sa ei suuda kinni pidada. Ja siis tundubki, kui sa 5. päeval trenni ei jõua, siis sa mõtledki, et mis mõtte üldse ma ei suuda seda rutiini pidada, mul ei ole aega, mis iganes. Kuigi tegelikult sa jõudsid juba 4 korda rohkem trenni, kui sa oled üldse kunagi varem jõudnud. Aga näiteks, kui sa käiksid 2 korda, paned endale plaani 2 korda, vahepeal jõuad 3. ka, siis on super, käisid 2 korda ära ja vahepeal käisid veel rohkem, tegid 150% oma eesmärgist. Siis pigem võtta alguses natukene mõistlikum eesmärk, kui vahepeal tunned, et saad rohkem teha, tee rohkem. 2 korda 45-minutiline trenn nädalas on väga paljude inimeste jaoks piisav, et näha väga häid tulemusi ka väga pikka aega. Mul on ka tasuta treeningkava sulle jagada nii koju, jõusaali, välijõusaali ja selle leiad siit videokirjeldusest. Ja 2 korda loomulikult tundub vähe, aga 2 trenni nädalas on üle 100 trenni aastas. Ja kas sa tõesti arvad, et peale 100 trenni oled sa samas vormis nagu praegu? Ilmselt mitte ja aeg lendab. Mõtle, kui sa oleks aasta aega tagasi alustanud. Sul oleks juba rohkem kui 100 trenni tehtud. Ja number 3. Tee trenn ajapikku raskemaks. Ilmselt ajapikku sa arenedki, su lihased arenevad ja siis tegelikult on vaja trenniga natukene raskemaks muuta. Ja trenni on vaja raskemaks muuta mitte lihtsalt sellepärast, et trenni raskemaks teha, vaid sellepärast, et kui sina saad tugevamaks, siis on vaja suuremaid koormuseid, et trenn oleks endiselt stimuleeriv sinu jaoks. Ehk siis võtame näiteks mingisugused kätekõverdused. Alguses sa alustad, võib-olla sa jõuad 5 kätekõverdust teha näiteks. Ja võib-olla kui sa paar kuud teed 5 kätekõverdust, siis tegelikult esimene päev see 5 kätekõverdust oli niimoodi, et sul käed värisesid, vaevu tegid viimase ära, aga paari kuu pärast, kui sa teed 5 ära, sa võid telekat samal ajal vaadata neid, jutustada neid 5 teha ja sa jõuaksid tegelikult 4 tükki veel. Aga siis selleks, et trenn oleks endiselt
sama raske, nagu see alguses see 5 oli, sa peaksidki tegema võib-olla 7, 8, ehk siis teed nii palju, kui jõuad, siis sa annad põhimõtteliselt selle võrdse stiimuli endale. Loomulikult mõistuse piires. Ja number 4 on see, et ei ole mitte ühtegi parimat harjutust ega ühtegi maagilist harjutust. Põhimõtteliselt harjutuste eesmärk jõutrennis on lihtsalt su lihastele koormust anda. Seega vali lihtsalt need harjutused, mis sulle sobivad, mis annavad nendele lihastele koormust, millele sa tahad koormust anda ja on sinule mugav teha. Ehk siis põhimõtteliselt iga harjutus sobib nii kaua, kuni see teeb sulle selle töö ära, mida sa soovid selle harjutusega teha. Ja minu soovitus alguses on keskenduda nii-öelda baasharjutustele, põhiliigutustele, mingisugustele suurtele harjutustele, mis kaasavad väga palju sinu lihasmassi korraga. See on sellepärast, et need on ajaliselt väga efektiivsed ja loomulikult need õpetavad sind ka liikuma. Need on siis mingisugused harjutused nagu mingisugused lükkamised, tõmbamised ehk siis surumised, tõmbamised, kükid, jõutõmbed, puusapainutused. Põhimõtteliselt on see nagu autist, kui sa süüa teed, ehk siis mingisugust segarooga või autist on kõige lihtsam teha, paned kõik asjad sinna kokku, väga lihtne, saad kõhu täis 100 inimesel toita ja alguses trennis on samamoodi ja hiljem võid sa peenutsema hakata, vaatad kuskilt on natukene midagi puudu, võib-olla tahad sinna natukene rõhku juurde panna ja siis teed igasuguseid pisikesi harjutusi võib-olla juurde, kui aega üle jääb. Aga alguses, kui sul kõht tühi on, siis söö lihtsalt üks lihtne roog, ehk siis mine alusta seal kõigepealt nende baasharjutustega ja siis hiljem lisa igast pudi-padi sinna juurde. Ja number 5 on see, et masinad ja vabad raskused sobivad mõlemad. Tihtipeale on üks grupp inimesi, kes ei salli masinaid, teine grupp inimesi, kes ei salli vabu raskusi. Lõppkokkuvõttes teevad mõlemad nad sama töö ära. Nende mõlema eesmärk on su lihastele koormust anda. Loomulikult nad teevad seda võib-olla natukene erinevalt, aga veel eriti alguses tegelikult väga vahet ei ole. Masinate pluss on see, et nad on stabiilsed, nad näitavad sulle liigutuse ette, sa ei saa väga mööda panna nendega, aga miinus nendel võib-olla ongi see, et nad on fikseeritud trajektooril tihtipeale, siis nad ei ole võib-olla kõige mugavamad mõne inimese jaoks. Seega vabade raskuste pluss on see, et vabade raskused annavad sulle väga palju vabadust ja jõusaalis veel eriti, kust väga palju rahvast on, siis vabad raskused tihtipeale nendega sa saad kuskil nurgas mingi väikse kuhja treeningvarustusega saad tegelikult terve oma trenni ära teha, näiteks võtad omale 2 mingisugust antlit ja nendega sa saad terve trenni ära teha. Masinad võib-olla ei ole nii universaalsed, ehk siis vabad raskused on võib-olla ka natukene universaalsemad ja vabu raskusi saad kasutada ka näiteks kodus. Need võib-olla ei võta nii palju ruumi, kui võtaksid mingisugused masinad iga erineva liigutuse jaoks. Vali vastavalt olukorrale ja vali vastavalt eelistustele. Mõlematega saad sarnaseid tulemusi. Ja number 6, sea endale mingisugused lihtsad realistlikud eesmärgid. Eesmärgid on olulised sellepärast, et need toovad sind trenni, sul on vaja mingisugust sihti ikkagist silme ette. Tahaks lihtsalt paremas vormis olla, muidugi ka hea, aga samas mõni päev on siuke tuju, et ei viitsi midagi teha, siis võib-olla see ei ole piisav. Kui sa paned endale mingisuguse lihtsa eesmärgi, ma ei tea, et kätekõverdus näiteks ära teha, kui sa ei jõua kätekõverdust teha, siis see toob sind ilmselt rõõmsa meelega trenni, sellepärast et sa tahad selle kätekõverduse nimel töötada. Mingisugune projekt, mille kallal nokitseda põhimõtteliselt. Aga see peab olema ka realistlik projekt selles mõttes, et kui see on väga kauge ja sa ei näe sellest progressi, siis see ei ole väga motiveeriv. Suured ja väiksed võidud üldjuhul on suht võrdsed tegelikult selles emotsioonis, mis nad meile annavad. Ja mõistlik ongi mingisugune eesmärk endale panna, mida sa saad näiteks lähikuudel saavutada. No muidugi raske on ennustada, võib-olla poole aasta pärast, mis iganes, ja võib-olla isegi mingisuguseid vahe nii-öelda eesmärke endale panna, mille järgi sa saad aru, et sa liigud selle eesmärgi suunas. Ja niimoodi sa saad ka vahepeal võita ja lõpuks saad selle õige võidu ja siis võib-olla liigud edasi, teed kätekõverduse ära, paned järgmise missiooni endale 5 või 10 kätekõverdust saada või võib-olla paned lõuatõmbe endale. Aga oluline on see, et see on ka realistlik ja saavutatav sinu jaoks. Ja mis veel aitab sul trenni kohale tulla, on trennikaaslane. Ja trennikaaslane võib olla sinu sõber, see võib olla treener, see võib olla kuskil rühmatrennis üldse lihtsalt see, et seal on teised inimesed. Sest koos on ikka lõbusam ja enamus lollused kunagi ka on ju tehtud ikkagist kambaga, kambavaim. Võib-olla seal tekibki mõnel inimesel võistlusmoment, mõnel inimesel on lihtsalt seda vaja, et tal on kokkuleppe kellegagi kohale tulla, üksi ta ei viitsi elu sees kohale tulla, aga kui tal keegi sõber tuleb sinna teda ootama, treener tuleb teda ootama, siis ta peab sinna minema, sest tal on teise inimesega kokkulepe. Ja lõbus on ka koos kindlasti trennis ka ja mida vanemaks me saame, seda vähem me kuskil sõpradega võib-olla aega veedame
ja trenn võibki olla üks nendest kohtadest, kus sa saad sõpradega näiteks kokku ja teete midagi kasulikku. Ja number 8 on jätta soojendus soojenduseks, ehk siis tihtipeale inimesed, kellel on niigi vähe aega tegelikult trennis käia, raiskavad väga palju aega trennis mõttetute asjade peale. Okei, need ei ole täiesti mõttetud, aga üleliigne soojendus on ka mõttetu selles mõttes, et see kulutab sinu energiat ja see raiskab sinu aega, mida sa saaksid, sinu väärtuslikku aega, mida sa saaksid trenni peale või isegi kodus, võib-olla perega sul trenni pea 2 tundi kestma, sellepärast et sa tund aega rullid soojaks ennast, tee 5, 10, 15 minutit, tee sooja ja siis tee oma trenn ära, mine koju, söö makarone ja naudi telesaateid perega näiteks. Silite kassi, kass tahab ka paitamist saada. Ühesõnaga, väga lihtne süsteem, kuidas jõutrenni jaoks soojendust teha. Tee midagi aeroobset, mis lihtsalt tõstab natukene su kehatemperatuuri. See võib olla lihtsalt jõusaaliga jalutamine palava ilmaga natukene tempokamalt. Muidugi sa võid seda teha ka kuskil jooksulindi peal, võib-olla sulle meeldib seal trenasööri peal natukene mindset trenni saada. Järgmine asi, natukene võimlemist. Võib-olla teed mingisugused puusaringid, käteringid, siuksed asjad, saad natukene keha liikuma ja siis ilmselt kõige olulisem osa soojendusest, kui sul nende teiste asjade jaoks aega ei ole, jäta need tegemata. Kõige olulisem osa soojendusest on soojendusseeriad enne harjutuse tööseeriate tegemist. Ehk siis teed näiteks jalapressi, enne jalapressi tööseeria tegemist, mis sa teeksid näiteks 10 kordust nii suure raskusega, kui sa jõuad 10 kordust turvaliselt teha. Kasutad sa näiteks 50–70% sellest raskusest ja siis teed mingi 5–10 kordust. See teeb sind kõige paremini soojaks selleks samaks asjaks. Ehk siis jalapress kergema raskusega teeb sind kõige paremini jalapressi jaoks soojaks. Usu mind, ma olen treener. Number 9 on prioriteedid enne. Ehk siis tee trenni alguses enda jaoks kõige olulisemad asjad ära, sellepärast et trenni alguses oled sa kõige värskem ja siis sul on kõige rohkem energiat panna nendele asjadele. Ja trenni algust inimesed jätaga tihtipeale pooleli, trenni lõpp võib poolikuks jääda. Näiteks, kui sinu eesmärk ongi esimest kätekõverdust ära teha, siis tee neid trenni alguses, nii on sul kõige lihtsam ka seda mõõta seda progressi seal, sellepärast et kui sa iga kord trenni lõpus teed, trenn on erinev, sa ei tea, sa oled üks kord rohkem väsinud kui teine kord. Trenni alguses sul on kõige rohkem energiat nende kätekõverduste tegemiseks ja nii sa ka adekvaatselt näed enda progressi ja kui sa näed enda progressi selles asjas, mis on sinu jaoks kõige olulisem, siis see tõenäoliselt motiveerib sind ka edasi trennis käima, mis on väga oluline. Ja kui sul ei ole otseselt mingisuguseid prioriteete, siis lihtsalt tee kõige raskemad asjad trenni alguses ära või siis need asjad, mis ei sega teisi asju. Ehk siis kõige raskemad asjad võivad olla kõige keerulisemad harjutused, näiteks mingisugune Rumeenia jõutõmme on väga paljudel inimestel väga keeruline alguses õppida. See on mõistlik trenni alguses ära teha, kui sa oled värske, sellepärast et siis sa suudad oma keha palju paremini kontrollida ja keskenduda sellele harjutusele. Kui sa teed kükid enne jõutõmbeid ära, siis sul jalad värisevad ja see tehnika on natukene kahtlane. Ja teine asi, siis mingisugused asjad, mis teisi asju segavad, võib-olla ära treeni oma alaselga trenni alguses ära, sellepärast et muidu ülejäänud trenn, kõik asjad toetavad su alaselja peale ja siis sa lihtsalt ei jõua normaalselt neid harjutusi teha. Ja number 10, sõbrad, kõige olulisem on järjepidevus. Sul võib olla ideaalne plaan, ideaalne treeningkava, kõik teadmised, aga kui sa trenni kohale ei jõua pingutama, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. Seega kõige olulisem on leida endale mingisugune realistlik plaan, see ei pea ideaalne olema, oluline on lihtsalt see, et sa jõuaksid kohale, tee seda, mida sa saad. Võib-olla mõni periood elus sa saadki natukene vähem teha, mõni periood elus saad natukene rohkem teha. Super, tee lihtsalt kogu aeg midagi, nii palju kui sa saad ja see kindlasti viib sind tulemusteni. Ja järjepidevuse jaoks üks olulisemaid asju on ka nauding. Mida rohkem midagi naudime, seda lihtsam on ka järjepidev olla. Seega mõtle, kuidas sa saaksid enda treeningrutiini natukene nauditavamaks teha. Võib-olla isegi vahel valime natukene vähem ideaalsemad treeningud, aga me saame sellest nii palju rohkem naudingut, et see on seda väärt. Lõppkokkuvõttes, kui on midagi, mis on nagu justkui paberil vähem ideaalsem, aga sa naudid seda rohkem, siis suure tõenäosusega sa saad sealt isegi palju paremad tulemused kui sellest ideaalsest asjast, sellepärast et sa pingutad seal vähem ideaalses asjas natukene rohkem. Ühesõnaga, leia midagi, mis sulle meeldib ja ürita sellest paremaks saada. Loodetavasti nendest nõuannetest oli sul abi. Tasuta treeningkava lingi lisan siia video kirjeldusse ja lisaks on seal ka elu kõrvalt paremasse vormi pakett, kus ma aitan sul elu kõrvalt paremasse vormi saada just vastavalt sinu eesmärkidele, võimalustele ja võimekusele. Edu, sõbrad!